No täiesti uskumatu tunne on. Siin mõlemal poolel on mul siis need täieliku esikoha võitjad ja mina siin ise sain ka 3. preemia. Minu töö oli müonvoo mõõtmine atmosfääri lennuteel. Selle jaoks ma ehitasin oma väikse detektori, saatsin selle stratosfääri lennule üles, ehk siis saatsin lihtsalt heeliumõhupalliga niimoodi 24 kilomeetri kõrgusele. Siis ma võtsin need andmed, jooksutasin igasuguseid simulatsioone. Üks oli sihuke Monte Carlo simulatsioon, mis on osakeste füüsika jaoks nagu eraldi mõeldud simulatsioon. Ja teine oli mu enda tehtud, kus ma lihtsalt kirjutasin diferentsiaalvõrrandi, lahendasin selle. Ja siis võrreldes neid simulatsiooni tulemusi siis nende andmetega, mis ma enda detektoriga kogusin, siis ma sain leida erinevaid vooparameetreid, et näiteks kus suunas tuleb kõige rohkem voogu, kuidas see voog sõltub kõrgusest ja mis oli kõige tähtsam on see, et mis on müonite spektrum maapinnal, sellepärast et see oleks otseselt kasulik ka müontomograafias, mis on siis röntgenkiirte asemel müonite kasutamine siis objektide valgustamiseks, näiteks mingi sildade, ehitiste ja muu sellise jaoks. Lähen edasi nüüd Ameerikasse ja ma MIT-s loodaksin tegeleda umbes sama valdkonnaga, aga pigem selle teoreetilisema poolega.